Tere hommikut! Olen üleval jälle, nii nagu sinagi. Ja ma tahtsin rääkida sellist lugu, kuidas, väikest oma lugu. Et olen hakanud nagu jälle tundma, et tahan teha midagi veel, kui vaata normaalne elu või midagi sellist. No ja siis ma olen teinud selliseid ehteid, mida ma näitan siit. Siin on need ehted, need on nagu energiapüüdjad, need on küll unepüüdja moodi, aga need on tegelikult energiapüüdjad. No ja siis ma tegin neid ja siis mõtlen, et rullin Facebooki. Ja nagu me kõik rullime Facebooki. Vaatame, mis minu Facebookis oli. Nii. Rullin seda, ma ei tea, kas siia kohe tuleb välja seda või ei tule, ma ei oska sulle öelda. No, siin näed üldiselt, mida ma kogu aeg vaatan. Ma ei tea, näetega või kus see on see koht siin. Ma vaatan kogu aeg selliseid ehte tegemisi. Ja siis minule tuli ette selline, et ehete tegemiskoolitus. Et ehete tegemise koolitus ja mul on Facebook, mida selles mul on neid tegelikult on siin meilis otse. Kus see kaamera on? Siin. Nii siin. Ehk siis inglise keel on mul päris vilets, aga aru ma saan hästi. Rääkida nagu ei oska, aga nagu see ei olnud mulle takistuseks. Facebookis tuli siis reklaam, et tehakse selline koolitus, kus õpetatakse tegema ehteid sellisena, mida mina nagu varem ei ole teinud. Vaatan, kas ma saan pilti siit. Ei saa. Okei. Ma näitan siis, mis ma nüüd... Ehk siis asi oli nii, et ma kartsin õudselt, see on mingi skämm, et see tähendab seda, et see ei ole õige. Et ma saan mingi viiruse sealt, kui ma sinna lähen. Yes, õnneks läks, ei olnud. Ja siis see lõpetati näiteks tegema sellist... Mind see väga nagu huvitab ja samas see oli nii huvitav, et see õpetaja tegi seda kõike kuidagi nii loomulikult, et ma olen kogu aeg mõelda, et kui teha mingit koolitust, siis peab olema selline ootama õpilasi järgi ja seletama hästi selgelt ja olema selline ametlik inimene ja siis tema tegi sedasi koolitust nii lihtsalt. Ta oli ise enda moodi, ta ei oodanud kedagi järgi, ta tegi oma rütmiga. Muidugi vahepeal küsis, kas te saate aru, küsis kommentaarides, küsis inimeste käest, et kust te tulete, mida te teete ja selline, et see oli väga huvitav. Ja siis mul oli eile nagu, ja see oli tasuta koolitus ja eile oli esimene kord. Ja see koolitus kokku oli lives, oli YouTube'is. Et ta saatis meili peale lingi, kui ma kirjutasin meili aadressi sinna. Ja siis ma läksin selle lingi kaudu sinna YouTube'i livesse ja oli väga huvitav. Tegelikult ma ei saanud nagu kirjutada seal, ma ei saanud nagu sõnumeid saata, ma ei tea, kas see tuleb sellest, et telefoni kaudu oled lives, et ei saa sõnumeid saata või ma ei tea, kuidas see käib. Et kui sa nagu tead sellest rohkem, kes sa mind kuulad, et võid mulle öelda, et kuidas see oli. Ja siis täna tuleb koolituse teine pool, et kus siis sellest keeratakse niimoodi, võtame siit näiteks, mul on need näited, siin on mul sellised kivikesed, ehk siis nendest kivikesed võtame praegu, mis mind kõige rohkem meeldib mulle, on tegelikult mulle meeldib see, vaatab mind nii sügavalt sisse. Oot, ma saan selle otse kuidagi. Nüüd, jah, et ütleme, võtame sellise kivi ja siis see kivi pannakse siia, see pannakse siia ümber niimoodi
niimoodi ümber ja kivi pannakse nagu selle metall selle paela sisse ümber, põimitakse selle sisse. Ja see on alati huvitav, kuidas nad seda teevad. Vot, ise ma olen ehteid teinud küll, ma teen nagu näpitsatega ja mulle meeldib selliseid teha, et ümber käe paneb ja siin on sool. Soola energia mind ka tõmbab väga. Nii, vähvel kuivab. Jah, et siis selline lugu oli ja mind, seal oli, lives oli inimesi, algul oli nagu veel huvitav see, et ta ütles, et live hakkab kell 9. Aga siis, kui ma läksin nagu sinna live lehe peale YouTube'i ootama, siis seal oli kirjutatud, et live algab kell 10. Noh, ma ikka mõtlesin, et ma olin valmistunud, tegin kõik asjad ära, et ma jõuaksin selleks ajaks vaba olla. No ja siis seal oli kirjas, et kell 10 hakkab. No, aga õnneks ma unustasin süüa. Ja ma jõudsin isegi käia söömas niimoodi, et sain rahulikult võtta ja hinge tõmmata ja valmistuda. Ja kui ta pani nagu kirja, et mis töövahendid sinna vaja on. Et siis tead, et see oli nii huvitav. Kartsin küll väga, et ma istun mingi ämbri otsa, ütleme, või astun ämbri sisse või midagi sellist, et see ei... Aga oli väga põnev. Täna on teine tund, kus me siis õpime edasi selle tegemist ja siis 5. tuleb 3. Ehk siis hoian sind kursis, hea sõber. Tule vaata, kuula, mis mul edasi juhtub. Et siis algus nüüd ma tegin sellise, kuidas seda neid näidatakse niimoodi. Kas kaamera suumib seda või ei suumi. Nii. Ehk siis seda nagu punutakse, seda metalltraati siia ümber niimoodi. Tuleb selline muster. Noh, ma ei tea, nägid hästi või ei näinud. Aga väga põnev oli. Et ja tegi nagu selline tunne, et ma oskan ka mõnda ehet teha, et tegi kohe, et mina tahan ka koolitusi teha, et tahaks ka osaleda selle koolituste tegemises, et nüüd ma saan aru sellest, et ei pea olema nagu nii õpetlik või õpetaja või õpetajaametis või et sa käid mingid koolitused läbi, et olla õpetlik ja õpetaja, et sa oskad hästi teha, seletada ja ei ole vaja, et tema läks ka oma rütmiga edasi, oli selline kiire, küllaltki kiire tegija. Ja siis ta ütleski, et ära ole mures, et ma saadan sulle videoklipi sinu meilile, et sa saad seda uuesti vaadata ja siis sa saad oma rütmiga selle asja ära teha. Et ei ole midagi, et küll sa saad hakkama. Oskas nii hästi seletada ja olla selline, kuidas ma ütlen, enesekindlust nagu süstida. Et see oli jah põnev. Aga elame näeme. Nii ma siin vaikselt arenen ja teen oma asju. Ja muidugi sool mind õudselt palju tõmbab. Et kuidas soola ühendada ja edasi, mis soolaga teha. Ja ehete tegemine on see hetkel, mis ma teha tahan. Muideks, ma elan Soomes. Ma ei tea, kas tead või ei tea. Ja siis ma olen minemas messile. Ja ma olen messile. Ja mul läks meelest ära juba. Natukene läks meelest ära, et mis selle messi nimi oli. Vaatan kohe. Ma saan selle teise koha pealt. Kestab natuke oota. Ära mine kuskile. ja. Siis. Ei, see ei olnud see koht. Veel natukene. Otsin. Noh, nüüd kui vaja on, siis teda ei ole. Leidsin. Hengen ja tied on meessud. Hinge ja... Kuidas see eesti keeles nüüd läkski? Hinge ja teabe mess. Et selline on Helsingis tulemas. Võtsin endale laua ja pane pöidlalt. Tule vaatama, mida ma siis mässan ja teen. Nii et räägin sellest teine kord. Tšau!